päev. No ma usun, et kõige piiripealsele elamusele, mida ma üldse siin kogenud olen, kus me käisime nii siin ilmas kui seal ilmas. Iisaku muuseum. Me saime inspiratsiooni sellest, et me tegime laternatega rabatuuri ja pakkusime peale seda võimalust, et inimesed võivad muuseumit külastada. Aga raba müstiline õhkkond, need tähed, see vaikus, see pimedus, see tekitas teatud õhkkonna ja kui me läksime muuseumisse ja panime kõik tuled põlema, see mõjus nagu teise maailma sattumine ja otsustasime katsetada, aga mis siis on, kui me ei pane tulesid põlema. Ja siis hakkas välja tulema, et Alutaguselt on pärit väga palju selliseid erinevaid vaimujutte, erinevaid legende ja miks mitte neid siis teistele tutvustada. Need olid väga erilised, pakkusid meile endale huvi, me nägime väga palju vaeva, et töötada läbi erinevaid materjale, et see on meil väga mitmekihiline, et üks asi viis teiseni ja mõlemad on väga lahedad. Ja rahvalemmik oli Karukella puhkemaja ja Adrenaator Grupp seikluslik peatuulutamine. Üle 1000 inimese nagu meie poolt hääletanud, see on nagu päris äge. Ei saa öelda, et oleks oodanud seda, aga selge on see, et kui kambas on selline mees, kes teeb selliseid päris seiklus Ida-Virumaal, päris seiklusmaastikul, mis on meie tööstusmaastikud, siis ka selline mõnus väike rahulik koht nagu Karukella puhkemaja on sellel pjedestaalil rahvalemmikuna. Väga mõnus tunne. Ma ei ole ennast Karukella puhkemajas positsioneerinud ainult nagu majutuse müügiga, vaid et saaks Ida-Virumaal midagi hästi põnevat ja aktiivset teha. Ja tegelikult ma vaatasin, et missugused seiklused on kõige populaarsemad meie klientide hulgas, siis selge oli see, et Adrenaatori karjääri safari oli punkt 1, aga kuna oli uus seiklus ja kokku langemise tõttu ta oli just saanud ära tuunida oma kaatrisõidu, nii et 1+1 võrduski rahvalemmik, nii ongi. Ja parima uue seikluse sai sel korral Eesti Kaevandusmuuseum eksklusiivne tuur pimedates kaevanduskäikudes. Aga selle kohta on siuke ütlus, et kui pimeda saab varba vastu lauajalga ära lööda ja vene keelt ei oska, ega siis ei ole midagi ka ütelda. Täpselt sama on praegalt siin, ega ei oskagi midagi head ütelda. Et suur tänu kõigile, kes meie poolt hääletasid ja aitäh neile. See on super hea tunne. Kust tekkis see idee selline seiklus kokku panna? Aga rahvas tahab huvitavat ju midagi. Kui sa oled käinud 2-3 korda tavama ekskursioonil erinevate giididega, siis on vaja rahvale midagi muud. Ei pane ju rongi maal lendama, siis tuleb tuled ära, kust teha midagi teistsugust. Ja kuna väga aktuaalne on rohepööre, siis seda me ka tegime, me kustutasime tuled ära. Mis te ütlete julgustuseks neile, kes täna veel klastriliikmetest ei ole selles konkursis osalenud, aga võiks osaleda? Aga endale tuleb ju teha reklaami. Nii et ega keegi ju sind ei saa teada, kui sa kuskil ei ole olemas. Vaikselt nurgas nikerdades ei juhtu midagi. Milline on sinu unistus, milline on klaster ja Ida-Viru turism 10 aasta pärast? Meil on olemas strateegia. Ja strateegias on meil, et me oleme Tallinna järel number 1 sihtkoht Eestis ja seda me peaksimegi selleks ajaks olema.